Gamorjuvat, tere! Minu nimi on Mamukel Gorilashvili. Ma olen grusiin, ma sündisin Gruusias, aga tulin Eestis 2006. aastal. Tulin Eestis sellepärast, et minu vanaema oli eestlane Leida Kask ja minu isa unistus oli, et tema poisid õpivad Tartu Ülikoolis. Esimene kord ma tulin Tallinnasse, lendasime siin ja minu onu kohtus siis meiega lennujaamal ja me sõidasime Tartus autoga. Ja me sõidame, on selgelt tee, läks pool tundi. Ma küsin, onu, kas mingi mäged ei ole? On politseinikud, kes on selle tee peale. Siis esimene emotsioon oli seda, et Eestis ei ole mäged ja ma ka igatsen iga päev, et siin ei ole mäged. Aga loodan, et varsti lähen Gruusias ja näen minu mäged, nad on kohal, ootavad mind. 2009. me tegime esimene restoran Tartus, aga 2012 meil on Tallinnas. Ja mina olen praegu nagu peakook, meil on see periari, mina, minu ema, me oleme kokad, vend isa teevad muud tood, mis on vaja söögikohas teha. Ja lapsi ajast, kui mulle meeldis väga kokama, siis praegu ma leidsin see asi, mis see koht, kuhu ma nagu on minu hobi ja minu professionaalne töökoht, see on kokk. Ja ma olen väga õnnelik, et ma teen seda, mida ma armastan tegelikult. Eestlastel ja grusiinidel sarnastel on mitte midagi ja mulle seda väga meeldib. Meil on Gruusias oma asjad, teil on siin oma asjad, aga nad on nii väga ilusti, nad klapivad kokku, et mulle väga meeldib see variant tegelikult. Ja praegu ma olen nii harinud juba ja nii palju aeg ma elan Eestis, kui ma lähen Gruusias, siis ma kohe näen, midagi mulle ei meeldi. Näiteks siin Eestis, kui ma tulin esimene kord, kui ma seisasin kohaliku inimesega ja räägisin, meil Gruusias räägivad nad nii nagu näoga. Sa tunned kõik, mida ta ütleb, liht ja need kõik asjad. Aga Eestis meil on oma see koht, sa oled pool meeter minust kaugel ja ilusti seisame, räägime. Ja kui ma lähen Gruusias, praegu minu sõbrad seisavad nii lähedal, et mulle seda ei meeldi. Kuulan natuke tagant, et väga lähedal sina oled. Ja näiteks teine asi, mida mulle väga meeldib, see on, et keegi hakka küsima ja küsivad tere, kuidas läheb, kuidas pere on, super, okei. Aga Gruusias on nii, et küsivad rohkem, nad tahavad teada kõik, kuidas sa elad, mida sa teed, kuidas peres on. No see on mitte sellepärast, et nad tahavad teada ja midagi teha sinu jaoks mingi halb, ei, nad tahavad, et olla sinuga koos, et kui mingi juhtub, me oleme koos, et ma tean palju sinust ja saan aidata, aga siin Eestis niimoodi ei ole ja mina olen juba harjunud ja mulle meeldib nagu siin. Grusiinid ja eestlased, nad ei ole sarnased, aga üks asi on, mida nendel meeldib ja mis annab see võimalus, et saame öelda, nad on väga sarnased, see on hea toit, see on söög. Nagu ma tulin Eestis, ma ei teadnud, et eestlased teavad nii palju Gruusia toidud. Ja üks eestlane küsis minu käest, tead, mis on Eesti traditsiooniline toit, roog? Ma ütlesin, ei tea, alles tulin Eestis. See on šašlõik. Tegelikult jah, Eestis söövad rohkem šašlõik kui Gruusias ja siin marinadid on rohkem kui Gruusias. Gruusias me kasutame ainult soola ja pippar, mitte midagi rohkem, aga siin on palju erinevad. Ja näiteks eestlastel nii nad armastavad see Gruusia toidut, et nad teavad juba mitte ainult nimed hinkali, hačapuri, tšauhbili, tšanahi, vaid saavad ise ka teha. Palju eestlased oskab seda teha või väga hästi teab. Nagu minu vanaema oli eestlane, aga ta tegis Gruusia toidut nii hästi, et palju grusiinid ei saanud nii hästi teha Gruusia toidut. Eesti jaoks ma mõtlen kõige tähtsam, see on rahvus ja iseseisvus, nagu grusiinide jaoks. Meie Gruusia keeles Gamorjuba, see on nagu tere, aga see tähendab, sa oled võitja. Et meie jaoks oli väga tähtsam, et sa oled võitja, kui sa oled võitja, siis sa oled iseseisvuv ja pärast sõida on rahvus meie riigis. Siis kõige tähtsam on rahvus ja iseseisvus, ma arvan. Palju õnne Eesti!